Ma arvan, et pulmaisa otsimiseks nagu sellist nagu päris nagu seda ei saa iial teha liiga vara. Muidugi hästi suur vahe on ka, et millal te pulmi peate, et ma võiks öelda nii, et hetkel, kui me seda filmime, on praegu jaanuari keskpaik, et kes praegu hästi palju abielu ettepanekuid tehakse just jõulude ajal ja uue aasta paiku. Nii et hästi palju on neid tütarlapsi pruute, kes on just saanud abielu ettepaneku, mida mõned on oodanud ikka päris aastaid juba ja lõpuks nüüd see tuli. Ja tegelikult on ju see tunne sees, et tegelikult tahaks ju see suvi juba ära teha ja ideaalis siis võimalikult mõnusatel suvekuudel ehk siis kas juulis või augustis ja soovitavalt siis kas reedel või laupäeval. Et ma saan sellest soovist nagu täiesti aru, et see, et mida me ootame siis, et nüüd kõik teed on ju valla, ainult teeme ära. Aga reaalsus on siis see, et praegu osadel pulmaisadel isegi järgmise aasta juuli-augusti nädalavahetused ei ole nõnda, et 100% sealt kõike võib valida, vaid pigem on nagu see, et juulis on ka juba 2 reedet ja 3 laupäeva kinni nüüd 1,5 aasta pärast siis ja augustis samamoodi. Ehk siis minu soovitus, et kui te tahate saada ikkagi selle pulmaisa, selle koha, selle bändi, mida te kindlasti tahate, siis tasub nagu pigem mõelda üle aasta ette. Ja see broneerimine tihtilugu on ka see, et see ei pane teile otseselt nagu kohustust. Et ma arvan ka, et nii pulmaisade kui kohtade koha pealt, et kui te panete isegi esimese bronni peale küsimärgiga ja näiteks 2 kuud hiljem selle bronni ära võtate mõnelt juulikuu või augustikuu reedelt või laupäevalt, siis mitte keegi ei jää selle pärast tööta. Talle tuleb raudselt, kui ta on normaalne tegija või normaalne koht, et siis talle tuleb kindlasti pakkumine nendeks nädalavahetuse päevadeks kindlasti peale. Nii et väga ei põeta sellega. Ja siis, kui te olete jõudnud nagu järeldusele, et me tahaksime selle pulmaisaga kokku saada, et temaga asja arutada ja tunnetada, et kas me tahame koos edasi minna, siis hästi erinev on jälle see, mis hakkab edasi toimuma. Sest ma ise olen selline tüüp, kes ütleb kohe esimeseks kohtumiseks ära, et 3 tunniga peab arvestama. Sest meil on võõrad inimesed, et minul võib-olla võtab see rohkem aega lihtsalt. Ma tahangi 3 tundi ajada juttu, kuulata, ise rääkida, vastata ja ma ei lepi vähemaga kui 3 tundi. On läinud ka 4 tundi, oleme hakkama saanud vahel ka 2 tunniga, kui inimestel näiteks on endal väga selge nägemus, siis mul ei olegi neile tarvis mõningaid asju seletada või mõned on hästi kogenud pulmakülalistena, näiteks, et nad väga hästi teavad, mida nad ei taha oma pulma, siis see teeb minu elu lihtsamaks. Meil on vähemast rääkida, ma ei pea neile põhjendama mingeid asju, et siis on võimalik ka kiiremini hakkama saada. Ja kui edasi mõelda, kui me oleme siis vastastikku jahid teineteisele öelnud, siis pärast seda esimest 3 tunnist kohtumist minul tavaliselt on veel 2 kohtumist. Et teine kohtumine, ma ise kutsun seda selliseks töökohtumiseks, mis võtab enamasti umbes 2 tundi, mille käigus siis tehakse ka algne ajakava, räägitakse tegevustest, planeeritakse mingeid asju, selleks ajaks muidugi kõik muutujad peavad paigas olema, et kui tuleb ansambel, et palju nad näiteks mängivad, et kui palju on inimesi ja kas nad saavad süüa, on ju bufeena, a la carte või kuidas nad saavad, lähtuvalt sellest kogenud pulmaisa oskab need minutid ja tunnid välja arvestada, palju umbes selle peale aega läheb. Ja teisel kohtumine siis teen muulgas ka ajakava ja 3. kohtumine on selline vahetult enne pulmi, kus ma siis proovin noorpaariga üle rääkida, et võib-olla mõni mõte on vananenud ja tahab mõne tegevuse millegi muu vastu välja vahetada või mõni sõber on teada andnud, et kuule, et broneerige mulle 15 minutit, et mul on üks üllatuse esinemine. Et siis kõiki neid asju saab ilusti paigutada veel ajakavasse ja rääkida asjad üle detailid, et ei tekiks näiteks mingeid tehnilisi jamasid, sest vahel ei mõelda näiteks kas või elementaarse asja peale, et olgu, et bänd mängib 4 korda 40 minutit ja kell 1, kui nad lõpetavad öösel, et siis nad panevad kui ei ole muud kokkulepet, siis ansambel pakib oma kola kokku ja sõidab koju. Aga siis nagu tekib küsimus, et kas te olete selle peale mõelnud, et kus siis muusika edasi läheb, kas pidu lõpeb sellega ära või ei lõppe, et kas on tehnika olemas, kas seda ja et kui sõber võtab, reaalsetest juhtumitest lähtuvalt võin tuua näite, et kui on kokku lepitud sõbraga, et tema tegi playlisti ja ta tuleb läpakaga sinu juurde ja ütleb, et
vot nüüd ma olen valmis seda playlisti ühendama nendesse kõlaritesse, mis meil siin olemas on ju, siis vahel võib selguda lihtsalt, et kõik on muidu väga tore, aga lihtsalt seda juhet ei ole, mis läheb on ju läpakas sinna kõlaritesse. Nii et kõik need pisiasjad tuleb läbi mõelda, sest on juhuseid, kus vahepeal 45 minutit, kui on otsitud lahendust näiteks puuduvale juhtmele ja see on lõpuks leitud, selle 45 minuti jooksul on läinud 80% inimestest magama lihtsalt. Ja pidu ongi läbi. Et selles mõttes neid detaile saab rääkida 3. kohtumisel üle ja vaadata. Aga nagu ma ütlesin, et paljud, et mina teen niimoodi, et 3 tundi, esimene kohtumine, 2 teine, ütleme tund aega on ju viimane, 3. Aga ma tean, et osad pulmaisad näiteks teevadki, et see algne konsultatsioon või see kokkusaamine ja äraotsustamine, kas me tahame koos edasi minna, on arvestatud ainult pool tundi. Ja poole tunni jooksul on see, et saate kokku, vaatate ja peabki otsustama. Et täiesti vabalt on osadel pulmaisadel selline, neile piisab siis kas poolest tunnist või see on see, kuidas nemad töötavad. Nii et seda ei saa nagu eeldada, et keegi leiab teie jaoks 3 tundi alati. Ja vahel on see ka viimane näost näkku kohtumine enne pulma, sest ülejäänu kõik tehakse meili teel. Ja see on erinevad töömeetodid pulmaisadel lihtsalt. Mulle meeldib laua taga istuda. Osadele ei meeldi. Osadele meeldib just arvutis töötada näiteks. Osadel pulmaisadel on rohkem valmis programm, et need, kellel endal nagu väga kindlat nägemust ei ole, ma arvan, et teil on jälle jube hea selle koha pealt, et kui tuleb selge nägemusega mees, milline võiks teie pulm välja näha, siis võib olla väga lihtne talle jah öelda, sellepärast, et tundubki turvaline, ta teab, mis töötab ja nii edasi. Aga see on jälle, mina olen absoluutselt teistpidi jälle, ma üritan aru saada, et mis selle pulma võiks nagu ägedaks teha või mis mõttes see paar nagu erineb teistest paaridest või äkki on mingi tegevus, mis sünnib läbi selle, et neil on mingi ühine hobi või ja nii edasi. Et mina vaatan selle koha pealt, et mina võin jälle inimesed, kellele endale ei ole nagu kindlat nägemust võin esimesel kohtumisel täiesti ära hirmutada sellega, et jääb mulje, et mulle ei ole ka mingit nägemust. Et ma võin mingitest asjadest rääkida, aga ma kahtlen ja kõhklen mingites asjades, sest ma ei tunne neid inimesi ju väga veel. Et see, jah, et vahel on väga turvaline võtta hoopis keegi teine pärast seda kohtumist, kes kindlalt teab.